Sel aastal tulevad mõlemad laureaadid Tartust ja nendega suheldes neid vaadates on tõepoolest näha, et neil silmad säravad, nägu on naerul ja neil on see energia, et inimesi, et lapsi inspireerida ja nad teevad seda, mida nad teevad ikka südamega. Tegelikult on täitsa tore tunne, et ka nagu sellisel kõige kõrgemal tasandil märgatakse, mida siis need noored seal koolis teevad. Ja et kui nagu nii kõrgel tasandil on märgatud, et ma teen oma tööd hästi, siis see teeb südame soojaks küll. Ja. Väga uhke tunne on ja väga suur rõõm on. Et ma ütleks, et see oli tõesti selline suur üllatus mulle ja see on minu meelest väga suur au, et president annabki neid ju välja 2 iga aasta, et olla see, kes siis sel aastal välja valiti, et see on tohutu rõõm ja au. President Alar Karis annab korra aastas preemia noorele haridustöötajale, kes on enda tegemistega silma paistnud. Teie tegevus suunab oma klassiruumist kaugemale vaatav pilk, hoolimine oma kolleegidest ning mõtlemine meie hariduse kvaliteedile ja püsivusele. Vabariigi presidendi kultuurirahastu reaalainete preemia pälvis 35-aastane Erik Säre. Mees on laulnud kooris, õppinud keskkonnatehnoloogiat, kuid lõpuks viis tee mehe klassi ette. Ma lähen sinna tundi nautima. Ma reaalselt lähen ja ma näitlen, ma lõbutsen koos õpilastega, me räägime loodusest, me räägime maailmast meie ümber. Ja ma üritan neist seda uudishimu tekitada ja kui ma näen, et tõesti nende silmad lähevad põlema, siis see annab mulle ka nii palju seda energiat tagasi. Ja ma nagu tunnen, et ma investeerin energiat ja ma saan selle tagasi ja nagu väga suurte dividendidega. Ja siis ma tunnen, et ma teen õiget asja, ma teen seda hästi ja see on nauditav. Aga selliseid füüsikaeksperimente kodus ei tehtud vanasti? Ei, õnneks mitte. Ei midagi hullu, ei siiski jah. Tikkudega pani küll meil toa põlema üks kord. Kui seda eksperimendiks lugeda, siis see oli... Lapsed on niivõrd uudishimulikud, et nad teevad midagi, mis tundub neile põnev ja kui laps on näinud, et tikk midagi põnevat teeb, siis ta ju tahab ka proovida seda. Tõsi, tikkudega saavutasin ma ühe natuke liiga suure kuuma eksperimendi kodus korraldada. Jah. Kas sealt sai siis füüsika äkki alguse? Ma ei tea, aga eks siin mängib natuke isa ka rolli, sest tema on ka alati olnud nagu silmad taeva poole, teleskoobiga rääkinud, selgitanud, nagu ka sellist tüüpi inimene, et kuidagi see niimoodi on tulnud minuni. Vabariigi presidendi kultuurirahastu noore haridustegelase preemia pälvinud Liis-Mari Roosnup ei asunud õpetajaks klassikalist teed pidi läbi ülikooli. Tema läbis noored kooli programmi ning niipea kui naine klassiruumi astus, tärkas temas kirg õpetamise ja hariduse vastu. Eks tegelikult lapsed motiveerivadki see, kuidas nad asju vastu võtavad, kuidas nad teevad, kuidas nad kaasa tulevad, kuidas ma näen seda muutust, et kui me midagi õpime ja siis nad saavad selle selgeks ja seda rõõmu sellest selgeks saamisest ja tegutsemisest, et see tegelikult annab väga palju tagasi. Liis-Mari jagab enda kogemusi ja mõtteid ka teistega, korraldades seminare. Mõlema preemia suurus on 7000 eurot. Milline siis on üks hea õpetaja? Ma arvan, et hea õpetaja on lahke. Hea õpetaja teeb oma tööd südamega. Aga hea õpetaja oskab ka ennast hoida ja õigel ajal ukse kinni panna ja teiste asjadega tegeleda ja ennast laadida. On õpilastega justkui nagu samal tasemel, et ma ei tahaks öelda, et õpetaja peaks kuidagi niimoodi õpetama. Ei, et see on nagu koostöisus. Et hea õpetaja loob keskkonna, kus õpilased tunnevad, et nad on võrdväärsed partnerid ja kõigil on siis hea olla. Ehk siis hea õpetaja loob sellise hea positiivse õhkkonna, aga võrdsetel alustel.